kõik, kes te täna olete siia kogunenud, tõrvikud süüdanud ja seda meie tähtsat võitu Tartu rahu 102. aastapäeva tähistama olete tulnud. Minu nimi on Merita Lumi ja ma kuulun Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda. Ainsasse erakonda, kes häbenemata seisab eestlaste huvide eest, Eesti rahvusriigi säilitamise ja arendamise eest. 2. veebruaril 1920. aastal kirjutasid Eesti ja Venemaa esindajad Tartu rahulepingule alla. Sellega tunnustas Venemaa ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, loobudes vabatahtlikult ja igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid Venemaal olnud maksvad. Kuigi Nõukogude Liit murdis Tartu rahulepingu kohustusi, ei suutnud ta hävitada kõige olulisemat eestlust ja eestlaste tungi iseseisvusele. Täna, Tartu rahu 102. aastapäeval, oleme me süüdanud koos tõrvikud, et tähistada seda päeva. Tartu rahuleping on iga eestlase jaoks tähtis, sest kui ei oleks sõlmitud Tartu rahulepingut, ei oleks ka meie vabariiki. Seda sama riiki, mille vabaduse eest on võidelnud meie isad ja vanaisad, seda sama riiki, mille vabaduse eest meil ikka ja jälle valvel tuleb olla. Meil tuleb seista Eesti rahvusriigi säilimise eest, meie laste ja lastelaste tuleviku eest. Jah, noored on meie tulevik, aga sama palju on meil vaja vanu, sest vanad on meie riigi vundament, meie alustalad. Paljud neist on andnud kogu oma elu Eesti Vabariigi eest. Nemad on mälu. Koolides ei õpetata enam Eesti rahvusriigi ajalugu. Seega on ühtemoodi tähtsad nii vanad kui noored, sest koos vanadega kasvatame me oma järeltulevatest põlvedest Eesti riigi patrioodid. Kallis sõber, kui sinu süda tuksub Eesti maaga ühes taktis ning sa soovid, et ka 100 ja 1000 aasta pärast igas selle maa külas ja linnas kõlab eesti keel, siis tule, liitu EKRE-ga, tule meiega, et saaksime koos anda panuse Eesti rahvusriigi säilimise ja arendamise eest. Meie oma riigi eest, Eesti eest. Ja kallid sõbrad, siin on EKRE telk. Kõik, kes te tahate täna kirjutada liitumisavaldused EKRE-ga, saate siin seda teha. Aga võite ka teha seda elektrooniliselt. Ma tänan teid, aga nüüd palume lavale Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe, Riigikogu aseesimehe Martin Helme. Tervitus! Tartu rahu 102. sünnipäeval. Küsin teilt, kas on uhke olla tartlane? On uhke olla tartlane. Ja ma julgen teile väita, et on uhke olla eestlane. Vaadake, eelmine aasta jäid meil ära tõrviku rongkäigud või olid vähendatud koosseisus tõrviku rongkäigud. Ja tänavu me ajame uuesti rahvast soojaks. Ja järgmine aasta on meid siin jälle 1000 ja ülejärgmine aasta jälle 2000, sest see ongi meie ülesanne. Meie olemegi, meie erakond ongi Eesti rahvusliku aate kandja erakond, selle valguse kandja erakond, selle mõtte edasikandja erakond.
meie olemegi kõige eestimeelsem erakond ja see on meie ülesanne, meie töö. Pidada meeles oma rahvuslikke tähtpäevi, anda edasi nende rahvuslike tähtpäevade mõte ja sõnum järgmisele põlvkonnale. Mis on Tartu rahu kõige sügavam mõte? See on vabadus. See on seismine meie kõigi vabaduse eest. See on, et Eesti rahvas oleks vaba. Ja vaba rahvas vabal maal. Me ei tahagi midagi muud kui seda, et me saaksime olla vabad. Jätke meid rahule. Jätke meid rahule, ärge toppige meile oma homosid, ärge toppige meile oma süste, ärge toppige oma immigrante. Jätke meid rahule, laske meil elada vabal. See on meie erakonna eesmärk, see on Tartu rahu paatos. 1000 aastat Tartu rahu, elagu! Nii, kuna on külm ilm, siis ma lubasin, et ma pikalt ei kõnele, muidu kõik lähevad lõpuks nii külmuvad ära, et ongi nii. Elagu Eesti! Teeme hästi suure aplausi Martin Helmele. Ja nüüd on meie kutsume lavale Henn Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimehe, fraktsiooni esimehe Henn Põlluaasa. Tere, kallis Eesti rahvas! Tere, sõbrad! Mul on hea meel tervitada teid Tartu rahu aastapäeval. Täna, 102 aastat tagasi, kirjutati alla rahulepingule Eesti ja Venemaa vahel just siinsamas Tartus, just siinsamas, kust me oma rongkäiguga alustasime. Siis oli talv, nagu tänagi, aga oli palju külmem kui täna. Kas te kujutate ette nende meeste, nende tuhandete meeste kergendus, nende rõõmu, nende joovastust selle teate üle, et sõda sai otsa? Et sõlmiti Tartu rahu. Terve Eesti rõõmustas, terve Eesti hõiskas. Ja meil on põhjust hõisata ka täna, sest see Tartu rahuleping oli tõesti enneolematu. Vahvasti oli võideldud rindel, aga sama vahvasti võitlesid meie riigi esindajad läbirääkimistel ja see Tartu rahuleping sai nii hea, et meie naabrid Soomes näiteks kahtlustasid, et kas sellega ei tehtud ka mingisugust salajast lisaprotokolli, milles on võib-olla, jumal teab, mis asjad Soome ja teiste naabrite kohta, aga ei olnud, sest Eesti rahvas ei ole iialgi olnud alatu teiste naabrite vastu. Me tahame alati kõikidega hästi läbi saada, me oleme rahuarmastav rahvas, me tahame ise elada oma elu, ise otsustada oma asjade üle, ise määrata, olla iseenda peremehed. Täna oleme maailmas, mis on pea sama hull kui toona või veelgi hullem, sest siis oli maailm ikkagi veel normaalne ja ei olnud neid uusi niinimetatud euroopalikke väärtusi, mida meile peale surutakse. Aga täna ähvardab meid täpselt sama vaenlane, kes toona ja kes ka vahepeal meie vabaduse röövis, meie rahvast tappis ja küüditas. Ja me peame olema täpselt samamoodi valmis, nagu meie esiisad olid valmis võitlema meie vabaduse ja iseseisvuse eest. Ja need tuled, need tõrvikud, mis teie kätes lõõmavad, see on see vabaduse leek, mis lõõmab ka meie südametes ja see ei kustu mitte iialgi. Elagu Eesti! Elagu Eesti!